Tere, minu nimi on Kersti. Olen õppinud maagilise reiki praktikuks, meistriks ja tegelen energiatööga. Täna mul tuli selline teema, üle pika aja ma teen ühe video ja ma olin külas ning me sattusime rääkima sellest, et kuidas me oma hirmudega nii-öelda blokeerime ju tegelikult seda võimalikkust. Ja just nagu seda, et kõik on võimalik. Seedime seda, kõik on võimalik. Kas me tegelikult tunneme, et kõik on võimalik? Sest see lause nagu hõlmab nii palju ja kui me nagu rääkisime, siis ja minus nüüd praegu, kui ma nagu seda teen, siis minus tekkis see tunne, et ma tahaks panna kohe siia mingit lage ja seinu ja et mis mõttes kõik on võimalik, et kuidas ma nagu nii-öelda võin üldse öelda, endale lubada seda, et kõik on võimalik. Aga tegelikult ongi ju seesama, et me ise seame selle piiri, me ise seame selle lae, et kui ma unistan, et ma tahaks seda, siis me hakkame mõtlema sinna juurde seda hirmu, et aga ma ei saa seda sellepärast, et see ongi see, kõik on tegelikult võimalik, aga meie enda piiratus ja meie enda mustrid ja õpetused, mis meile on kaasa antud või mida me oleme ise kaasa võtnud, et ma ei saa seda sellepärast, et no näiteks, et ma tahan endale maja, aga kuidas ma seda saan? Mul ei ole seda ressurssi, mul ei ole sellist nii-öelda vahendeid, et seda endale lubada või et kuidas ma sellega hakkama saan ja kui ma peaksin kuhugi kolima, mis sellega kõik kaasneb ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et ma juba sean piirangud endale ette. Selle asemel, et öelda, mida ma tahan kogeda. Ma tahan endale maja, kus ma elan nii-öelda rõõmsalt, tegelen oma aiaga, mul on selles kodus hea olla, mu perel on seal hea olla, mu lastel on seal hea olla, meil on armastav õhkkond ja ma saan teha ka oma tööd. Ja niimoodi ma nii-öelda tegelikult annan sõnumi, et ma olen valmis. Mul ei ole piire, et see peab olema, ma ei tea, ühes Eesti otsas või teises Eesti otsas või kindlas linnas. See tuleb minu kõrgema hüvanguga kooskõlas. See tuleb nii, nagu see peab tulema. Ja ma ei pea sea seda piiri sinna taha. Seega kõik on võimalik. Ja ma arvan, et mingis mõttes iseenda hirmudesse kinni jäämine ongi, sest ennast on nagu üsna raske vaadata objektiivselt. Ma suudan teatud asju manifesteerida, ma suudan olla voolus, aga kui tekivad siuksed nii-öelda tõesti siuksed asjad, mis on nagu endal südame lähedased, mida ma tahaks tõesti teha, siis tekib see hirm. Aga kui ma teen seda, aga kui läheb nii, aga mis siis saab, kui see ei olegi võimalik niipidi või naapidi või mis iganes, et ma tegelikult loon juba neid takistusi, neid piire iseendale ette. Ja ma mõtlesingi, et okei, et teen siis endale nii, et kõik on võimalik ja hakkan vaatama, mis selle pinnalt hakkab looma. Mul on oma unistused, ma laon need letti ja ütlen nii, universum, kõik on võimalik ja ma tahan neid saada. Ma usaldan oma elu nii-öelda mingites piirides ja, või võtta just seesama piirid on ja, et ma usaldan teatud olukordades juba ja ma teen nagu selles mõttes kogu aeg edusamme, ma võimaldan endale nii-öelda kogu aeg seda usalduse laienemist ja ma saangi aru, et tegelikult ka see on minu õppetund. Ma võiksin ju manifesteerida endale igasuguseid kullamägesid, aga see ei ole minu elu. Minu teekond on midagi muud. Mina pean läbima mingeid õppetükke selleks, et ma saaksin teha
neid asju enda jaoks, enda moodi, enda heaoluga kooskõlas. Ja ma arvan, et iga inimene peakski leidma selle enda koha, nii-öelda enda südame järgi tunnetuse, et mis on tema jaoks õige. Ja võib-olla ühe inimese jaoks ongi nii-öelda see tunne, et ma tahan 1 miljonit, aga palun, manifesteeri, kuidas on see võimalik, on ja universum anna, kõik on võimalik. Nii et olge loovad ja ärme pane endale neid lagesid ja seinu ette, sest tegelikult universumil ei ole neid. Need on meie enda mustrid ja mõtted, mis nii-öelda seda seina ja piiri sinna panevad, seega piirid vabaks ja ela oma südame järgi. Aitäh!